hommikust, kallid kuulajad, me oleme Tallinna Rahumäe Põhikooli podcast Vahetund Mihkli ja Marteniga. Minu nimi on Mihkel. Minu nimi on Marten. Praegu hetkes kell on 10:47 hommikul. Õues saab sükest siis kerget võib-olla seenevihma, on üsnagi pilvine ja õues on circa 1-2 kraadi. Krabage popcorni jooki, istuge maha ja nautige podcasti. Ja siis kohe esimeseks teemaks me võtame, et tutvustame ennast. Et Marten, räägi meile endast natuke lähemalt. Ma olen siis Marten, käin siis 8. A-klassis. Hobideks on mul siis mootorrattad. Meeldib ka talvel näiteks lumelauda käia sõitmas, jalgrattaga sõita, sõpradega aega veeta õues. Koolis, hinded 3, 4, 5. Jah. No selge, ma siis räägin natuke endast ka, et mina olen siis Mihkel. Hobideks on praegu jõusaal. Meeldib talvel väga palju mäge sõita, mäesuus ka. Inded jälle 3, 4, 5. Ja muidu tegelen ka siukse masinatega ja need on päris siuksed toredad asjad, et jah. Aga räägis mulle enda parimatest mälestustest algklassidest. No algklassides ma mäletan, et kui ma tulin esimesse klassi, siis ma väga kartsin kooli tulla tegelikult, esimene päev kui oli. Aga kartsin neid 9-ndikke ja nii. Jah, 9-ndikud olid väga suured ja nägid päris hirmsad välja. Kuid jah, ma alguses esimesed paar nädalat kartsin kooli tulla. Oli hirmus. Nüüd ei ole enam kuigi väga hirmus. Ma ei teagi. Praegu läheb hästi õnneks koolis. Varsti siis trimester läbi ja teine trimester algamas. Kuidas sul siis, Mihkel? No minu mälestused algklassidest on niisugused, et mul 8-aastasena just siis, kui ma siia kooli tulin. Ma olen ka päris 8. A-klassis, me oleme klassivennad ja kui ma siia kooli tulin, ma mäletan, ma sain endale ühe kuldse trikitõukeratta. Ma mäletan, ma sain selle, mul oli väga rõõmus, ma käisin koolis, sõitsin ringi sellega, uhkeldasin. Siis ma mäletan, üks hetk mul juhtus niimoodi, et mul läks tõukeratas läks katki. Ja ma mäletan, kui mul oli see kõige õudsam päev panust, kuidagi see tõuks kukkus nii halvasti maha, et mul läks tagumine ratas katki. Mul oli väga kahju ja see on üks mälestus, mida ma mäletan nendest algklassidest. Ja siis kindlasti mäletan ka ühte pättust, mis me siin poistega tegime mingi 3. klassis, kus me siis olime ostnud puhvetist Aura veepudelid ja siis korkidesse augud torganud ja siis sealt natuke veega üksteist pritsinud ja siis saime õpetajatelt pahandada sellest. Aga ja muidu mälestusi mul algklassidest väga ei ole. Ja praegu on ka siuke, mõnus 8. klass juba siuke natuke suurem, et nüüd ei tunne ennast nii väiksena, ei karda neid 9-ndikke enam, et jah. Aga kuule Mihkel, nii. Kuulsin, et sa ikka siis oled teinud või teed ikka veel pingsi vahetunde koolis? Jaa, et lauatennise vahetunde tegelen, olen ka siis meie kooli nii-öelda lauatennise, kuidas öelda, lauatennise juht või niimoodi, et panen siin neid võistkondi kokku ja tegelen ise. Spordiga ise tegelen ka veel natukene, aga mitte nii palju kui eelmine aasta, et ja praegu on see, et jah, teen neid lauatennise vahetunde ja muud sarnast, et olen siin koolis lauatennisest. Aga Marten, räägi meile siis enda tulevikuplaanidest. Ma arvan, et kõik või mida sa tahad peale seda teha? No ma tahaks tegelikult minna kuskile gümnaasiumisse, näiteks siis Saue riigigümnaasiumisse, kuskile, alati prooviks võimalikult heasse gümnaasiumisse saada, et Saue riigigümnaasium on hea kooli lähedal ka. Ja tulevikus tahaks midagi ikkagist mootoritega seoses teha, et mis iganes. Mehaanik, ei tea, omada võib-olla enda mehaaniku siis siukest poodi või töökoda. Et inimesi aidata ikka ja. Aga tore. Mis sa teha tahad? Mina tahan kindlasti saada, mul on üks kool, kuhu ma tahan saada, see on Saue riigigümnaasium. Mina tahan väga sinna sisse saada, kuna ma olen kuulnud sellest koolist nii palju head ja mul ka üks tuttav käib seal ja on ka öelnud, et super kool, kuhu saada.
Siis tulevikuplaanid üleüldse, neid ma pole veel nii palju mõelnud, ma pigem olengi mõelnud selle peale, et kuhu kooli edasi minna ja siis nagu, et kas minna ka ülikooli edasi või midagi, aga noh, tulevikuplaanid võikski olla siuke, käid tööl ja teenid raha ja et siuke, aga mina väga selle peale mõelnud ei ole. Aga räägi siis, mis sinu arvamused on meie kooliaasta uutest reeglitest? No see telefonikeelt, siis nutikeelt tõesti, sellega on raske harjuda, aga noh, ei ole midagi teha. Ma saan siiski aru, et tuleb ikkagist enda silmi ja aju siis nii-öelda hoida ja keskenduda rohkem õpitöödele. Et noh, kindlasti olen kuulnud, et paljudele ei meeldi siis koolitoit, et seda väga palju raisatakse ja jah. Ja siis mina arvan, mina pidi telefonides. Siis ma vaatan ka, et, nagu, et kui mina veel nende vanul olin, siis mina jooksin ringi, et see, siis ma mõtlesin, et noh, see aasta nüüd ongi vähemalt see, et nagu kõik midagi teevad, et ei istu ennast lolliks seal telefoni ees ja ei riku enda ajus, et see on, minu arust see on tegelikult päris hea, et meie koolis on see, et kõik sotsialiseeruvad, räägivad omavahel juttu, teevad midagi selle asemel, et lihtsalt istuvad telefonis, mängivad mänge. Et minu arust see reegel on isegi päris hea. No muidugi on see, et harjumatu, et lihtsalt kui telefoni kätte võtta, siis õpetaja näeb, et saad pahandada. Eelmine aasta ei olnud see. Aga muidu see ja kindlasti on, minu arust on väga mõnus see, et 9 hommikul kooli, sest eelmine aasta see 8:30 natuke raske oli ärgata nagu seal, et aga nüüd täpselt siuke 8 paiku ärgad kiiresti riidesse kooli, et noh, minu arust, mis sina arvad sellest 9. kooli? No 9. kooli on tõesti hea, et saad nagu tiba rohkem magada, aga kindlasti nüüd ma olen nagu sellega ära harjunud ja ma tahaks jälle, et läheks veel hilisemaks, aga noh, 9. kooli on tõesti okei. Saab välja magada ja kuigi tunnid lõpevad üsnagi hilja, siis noh, aga noh, ma olen harjunud selles mõttes, mulle sobib 9. kooli. Kuigi ma olen ka kuulnud, et päris paljud vaidlevad vastu selle, et päris paljudele ei meeldi. Seda on kuulda. Aga kuule, räägi, mis sa arvad nendest, et on siis 30-minutiline vahetund, 5-minutiline, 35 minutit, mis sa nagu arvad nendest vahedest? Ma arvan, et tegelikult võikski olla näiteks, no 30 minutit on tegelikult hea, aga ma arvan, et tegelikult oli parem, kui oli kõik 20-minutilised või siis võiks teha üldse nii, et oleks 10-minutilised vahetunnid kõik või 5-minutilised, kuna lihtsalt koolipäev lõpeb tõesti väga hilja ja noh, päris raske on peale kooli veel pead kuskil trenni jõudma või pead veel kodutööd ära tegema, tahad veel sõpradega midagi teha. Ja see ongi ja ma täitsa nõustun Martiniga, et vahetundide ajad on kuidagi siuksed harjumatud, et üks hetk on nii, et noh, täpselt ei teagi, et kas nüüd mul on 5 minutit aega või nüüd mul on 30 minutit aega, et seda on päris raske, aga noh, vaikselt hakkab siis meelde ja ma ära harjuma, aga jah, minu arust ka võiksid olla siis vahetundide ajad natuke siukse ühtlasema pikkusega, eks see ongi mingi 20-15 minti umbes, et jah. Aga siis ka teema näiteks, mis on sinu ootused sellest kooliaastast, et mida sa nagu loodad sellest aastast saada? Loodaks ikkagist saada häid hindeid, loodetavasti lõpetada see aasta ka ikkagist 4-5-ga. Jah, loodaks, tahan kindlasti kõigiga hästi läbi saada, tahan, et see meie podcast siin siis areneks ja oleks siis lõbus, lahe ja et saame siin kõvasti külalisi kutsuda, saame erinevaid siis õpetajaid, erinevad erid, mis iganes, kooli sünnipäevad, ma ei tea, Eesti Vabariigi sünnipäevad, mis iganes, saame neid siin siis läbi viia ja jah, loodan, et see podcast meil areneb ja siis, et oleme lõbusad ja siis. Ja mul on samasugused ootused kooliaastast selles suhtes, et loodangi, et meie selle podcastiga läheb kõik hästi, kõik hakkavad kuulama, kõigile meeldib see, me anname endast parima, et tuua teile vingeid ja toredaid saateid, meie armsad kuulajad ja vaatajad.
me tahame selle podcastiga lihtsalt kuidagi nagu kooli elu veel rohkem nagu sisustada, et oleks nagu meeleolu, et nagu, et ei oleks lihtsalt siuke kuiv vahetund, vaid reaalselt oleksid kuulda õpilaste juttu, et käsitleme erinevaid teemasid, erinevaid kooli nagu, kui on mingi tähtpäev, näiteks võtame vabariigi aastapäeva, siis käsitleme mingid vanakooli Eesti teemasid, mis seal vanasti olid ja et siukse erinevaid teemasid, et see podcast peaks tulema väga hea, kui kõik läheb plaanipäraselt ja tõesti loodan ka, et läheb, sest see on nagu hea asi, mida teha, et kui te kuskil ka enda teistes koolides kuulate, tehke ka seda, see on super, see on nagu, sa saad siin nagu enda jutud kõik nagu ära räägitud ja samas ka nagu saad rohkem nagu sõbruneda enda kaasmehega. Samas ka meie ülesanne on ka see, et teil oleks vahetunnis oleks nagu huvitav kuulata ka, et teil olekski vahetund oleks sisustatud, kuulete uut infot, mis iganes koolis toimub, kooli suuremad sündmused räägime siin ära kindlasti. Et teil oleks kindlasti huvitav kuulata, vahetunnis kuuletegi, ohoo, võt see teema mulle väga meeldib. Jah. Ja siis ka kindlasti peab uurima ka seda, et kas sul on mingid apsakaid see aasta või eelmine aasta juhtunud, et mingid siuksed väljakad lood või midagi. Ega tegelikult väga ei ole, aga no kindlasti olen paari tundi hilinenud, sisse maganud vahepeal. Aga jah, seda juhtub. Ja kindlasti, kui te tahate ka, et me räägiksime mingitest teemadest, mis teid huvitavad, kindlasti võite tagasisidet anda meile, kirjutada Gmaili peale, paneme ka kindlasti mingid plakatid üles, kuhu saate kirjutada, mida teie sooviksite siis podcastis kuulata, keda meie võiksime kutsuda, mida me võiksime teha, et kindlasti andke, jagage ideid ja mõtteid. Ja siis ma mõtlen lihtsalt, et aga mis meil siis nii-öelda tulevases podcasti üldse nagu plaanid on, et mis nagu teemasid me võiksime hakata nagu käsitlema, et meil on siis ka siukene, kas just konkurent, aga siukene ka koolis siuke podcast nimega Rebel Teooria. Nemad tahtsime külla kutsuda. Võib-olla ka juba järgmine podcasti idee, ei tea. Siis jah, liiga palju ei tahaks küll mainida, aga siis ka kooli sünnipäev, 115. sünnipäev koolis, Roome koolil. Et see eri tuleb kindlasti. Ja siis ma arvan, et lõpetuseks ka arutame lihtsalt lõpetuseks kiiresti anname ka vaatajatele teada, et mis on siis nagu, see on nagu suur eesmärk selle podcastiga, et minu arust selle podcasti eesmärk ongi see, et õpilased saaksid aru, et nagu, mitte seda, et nagu kuidagi nagu, et vahetund, jah, et ongi nagu sisustatud, et õpilased nagu vaatavad ja mõtlevad, et see on päris äge tegevust, äkki teeks ise ka, et annabki neile nagu ideid ja seda, et õpilased suudavad ka teha niisugust lahedat podcasti, et muidu kõik mõtled, et jaa, et podcast täiskasvanute inimeste värk, et seda küll mingid 15-aastased ei tee, aga näed, teevad küll ja tegelikult on jumala lõbus seda teha, et kõik, kes siin vähegi on seda kaalunud, soovitan soojalt, et pange kas või YouTube igale poole üles, ma ütlen teile, see on tore asi, mida teha. Ja ma tean, see on meie esimene saade, aga ma ütlen, me teeme veel saateid nii palju ja see podcast läheb nii heaks podcastiks, kui üldse võimalik. Et jah, ja ma arvan, et siis kriipsu siia siis vist. Jah, paneme siis kriipsu siia, et tänu kuulamast ja siis ongi, et kui teil midagi on nagu midagi meile tahate, mis teemasid nagu arutada või midagi sellist, et siis kirjutage alla kommentaaridesse. Tänud kuulamist siis kõigile. Ja kohtume järgmises episoodis, kus käsitleme Rahumäe põhikooli 115. sünnipäeva. Nägemist! Nägemist!